No tere kõigile, Hõbekunn siin ja mõtlesin, et tulen, räägin jälle natuke teile, mis siin vahepeal toimunud on. Täna on siis 13. juuni ja hetkeseisuga hõbeda hind 27 eurot ühe untsi kohta. Hõbe on kukkunud 2 eurot ja 80 senti väga väikse ajaga. Aga täna räägime, miks ta seda teinud on ja mis on minu arvamus, mis edasi võib juhtuda. Ühesõnaga, siin hiljuti, kes ei tea, siis Hiina on üks suurimaid kulla ja hõbeda kokkuostjaid maailmas ja tema tuli välja sellise postitusega, et nemad peatavad hetkel kulla ja hõbeda kokkuostmise, kuna hinnad on liiga kõrged. Nii. Ja hinnad hakkasid kohe langema, sest kuld ja hõbe on väga manipuleeritavad sellised väärismetallid. Et seal New Yorgis või kus nad seal nende väärtpaberitega tegelevad. Et üks asi on see, kui palju on seal interneti serverites väidetavalt seda kulda ja hõbedat. Ja teine asi on see, kui palju seda on päriselt, reaalselt maast välja kaevatud. Et värk on siis selline, et mingisugune investor või keegi oli hiiglasliku koguse maha müünud, kui oli see hind oli seal kuskil $32 peal või noh, meil siis mingi 29 eurot ja 80 senti või umbes midagi seal tipus. Paiskas interneti või noh, sinna aktsiatesse sellise tohutu koguse hõbedat. Ja mis juhtub, kui hiiglaslik kogus mingit asja tuleb korraga turule, hind langeb. Ja nagu näha, 2 eurot ja 80 senti hind on kohe juba langenud tänase seisuga. Et teile siis, et see on hea võimalus kaaluda omale juurde ostmist. Aga ühesõnaga, kui ma jõuda tahtsin, Ameerika arvab, et Hiina valetab ühesõnaga. Et Hiina on juba aastakümneid kulda ja hõbedat kokku ostnud. Ja samuti Türgi. Ja ühesõnaga USA arvab jah, et Hiina valetab, et hind läheks alla ja siis ta ostab veel tegelikult kogu aeg ostab edasi. Aga see selleks. Türgi, ma räägin teile, et mis minu arvates siis võib varsti väärismetallidega juhtuda, kuna tänase seisuga tuli nii palju infot peale, et siin maailmas toimub nii palju asju. Et kuna Türgi on ka üks maailma suurimaid väärismetallide kokkuostjaid, siis Türgi muideks tuli välja sellise, kuidas öelda, infoga, et ta lahkub NATOst. Et kes ei tea, siis seal Iisraelis ja seal Palestiinas oli see sõda või noh, siiamaani on. Ja noh, et kõik need moslemi riigid seal ühesõnaga nagu on nagu pettunud, et Ameerika kõik aitavad seda Iisraeli. Et noh, tegelikult need moslemi riigid kõik aitasid seda Palestiinas samamoodi, mingi pommitasid Iisraeli. Aga ühesõnaga Türgi polnud nõus sellega, et NATO ühesõnaga lihtsalt laseb seda teha. Aga kuna NATO ja ehk siis West Euroopa, meie oleme nagu Ameerikaga nagu käsikäes, Iisrael on nagu meie poolel, siis Türgi otsustas täna, et ta lahkub NATOst. Mis edasi? Lisaks sellele, et siiani käib veel Palestiina ja Iisraeli sõda, käib ka Venemaa ja Ukraina sõda. Nii, kolmandaks. Venemaa on hakanud Balti riike ja ka Soomet ründama juba sellisel viisil, et segab Moskvas nende radaritega meie õhuliiklust. Et siin hiljuti hakkas käima Soome ja Tartu vahelt reisilennuk ja segab meie õhuruume, et lennukid ei saa maanduda ja siis on nii palju sõite juba lende peatatud. Nii, täna Ameerika ja Euroopa lubasid hakata enda relvi kasutama Ukrainal Venemaa siis tagasilükkamiseks.
või mis iganes eesmärgil, siis Venemaa saatis sellise hoiatuse täna, 13. juunil, et otsustas saata 2 tuumaallveelaeva Ameerika äärde sinna, et täna neid nähti Kuubal ja 100 kilomeetrit Florida rannas siis põhimõtteliselt. Et see tähendab seda, et nendel allveelaevadel on suured tuumalõhkepead peal ja Ameerika saatis samamoodi kohe oma tuumalaevad, saatis sinna Florida rannikule kuhugile. Aga väidetavalt pidi olema Venemaa tuumaallveelaevadel selline, kuidas öelda, funktsioon, et nad saavad mingisuguse ultrahelilainega tekitada seal sügaval vee all selliseid võnkeid, mis tekitavad tsunami. Ja kuna Florida on rannikul, et see, kui sinna peaks tsunami tulema, et päris palju mõttetuid elusi läheks raisku, miljoneid võib minna. Et jah, et väga hullud seisud on meil maailmas. Et samuti on Hiina saatnud igasugused sõjaväelised tegevused sinna Taiwani ümber. Et nii vetes kui õhuruumis. Et Hiina ähvardab kogu aeg Taiwani rünnata. Aga Euroopa ja kõige rohkem Ameerika siis ei taha seda lubada. Sest Taiwanis on nii palju selliseid, esiteks ta on väga hea selline paik nagu seal Hiina ümbruses, et Ameerika sõjaväebaasidele ja teiseks seal on väga targad inimesed ja seal tehakse ju maailma neid igasuguseid elektrikiipe ja värke nii tohutult ja parimaid ühesõnaga, et igasugune selline huvi on nagu väga paljudel, aga Hiina tahab seda Taiwani siis nagu põhimõtteliselt endale. Ja on tohutul hulgal nagu rääkinud, et üsna pea võib-olla võib rünnata. Et jah, et siin maailmas on nii hullud lood praegu. Et aga mida see tähendab meile, väärismetallide sõpradele? No, ühesõnaga, Ameerikas on varsti valimised tulemas. Ja isegi see näitab, et väärismetallide hinnad hakkavad, ma pakun, väga varsti tõusma. Ja kes teab, kui kõrgele nad minna võivad. Kui arvestades kõiki neid Iisraeli-Palestiina sõda, Ukraina-Venemaa, Hiina-Taiwan, Venemaa viis tuumaallveelaevad Ameerika lähedale, igasugused Venemaa, ma ei tea, igasugused asjad siin meie vastu, Balti, Soome, kõik. Et jah, Venemaa siin ähvardab, et mõne tuumapommiga on Euroopa kadunud, et ega tal vahet ei ole. Aga see selleks, peab ju natuke poliitilisi asju rääkima, muidu me ei saa aru, et mis viib väärismetallide hindu üles. Ja jah, et kuna Türgi ja Hiina nii tohututes kogustes ostavad neid väärismetalle kokku, lisaks sellele muud maailmapangad samuti, inflatsioon on nii suur, paberraha printakse aina juurde, väärtus langeb, näete isegi poes käies, et enam ei saa sama rahast nii palju asju. Et see kõik jah, mõjutab väärismetallide hindu. Et mina siinkohal ütlekski teile, et kui teil veel midagi ei ole, siis vaikselt võiksite kaaluda. Kas või ühe untsise mündikaupa. Saate omale hakata vaikselt ostma ja ehk ühel päeval on see palju rohkem väärt kui sellel hetkel, kui te olete ostnud. Et jaa, miks mitte. Ja nendele kõigile võib-olla, kes juba 10-15 aastat tagasi näiteks ostsid seal selle samuse mündi 10 euroga, 12 euroga, hetkel ta on seal 30 või isegi rohkem. Et teil ma soovitaks veel natukene kinni hoida. Et mul on selline suur sisetunne, et väärismetallide hinnad üsna varsti plahvatavad. Sest
jah, maa seest ei ole neid reaalsel kujul välja kaevatud nii palju, nagu on seal aktsiaturgudel neid. Ja kui tekib suur vajadus reaalse hõbeda vastu või kulla, mitte selle internetiserverites manipuleeritav on, siis see hind, jah, ma arvan, et see mingi hetk siin võib plahvatada. Kes veel ei tea, siis neid väärismetalle kasutatakse nii paljudes kohtades, et vaadake mõnda mu teist videot ja harige ennast ja olge kursis asjaga ja pange subscribe ja kommenteerige, mida teie arvate ja ühesõnaga. Selline oli väike kokkuvõte 13. juuni 2024 aasta ja vaatame, mis saama hakkab. Olge tublid, siin oli Hõbekunn, näeme juba järgmises videos.